tere, kallikesed. Nii, ma siin mõtlesin, et tuli tuju täna piparkokke kaunistada. Ja iga aasta ma teen, mul on siin rohelised ja kollased ja minu väike Piia, minu sisemine laps. Temale meeldib alati midagi sellist teha, mis teeb rõõmu tema sisemisele lapsele. Ja nüüd, kui rääkida sisemisest lapsest, siis käisin mina täna Endla teatris vaatamas lasteetendust, jõuluetendust. Näete, selline etendus oli. Selle nimi oli Nösperi nenni natuke. Ma ei tea, kui palju see õiget pidi teile tundub. Aga miks ma tahtsin minna seda vaatama? Sellepärast, et mulle väga muinasjutud meeldivad. Ja kui ma olin väike tüdruk, siis ema alati, kui ta käis linnas, tõi mulle alati uue muinasjuturaamatu. Ja mulle meeldis neid väga lugeda. Ma lugesin kõik muinasjuturaamatud ära. Ja see muinasjutu asi jäi minu sisse. Suurena ka. Ja huvitav oli see, et vahepeal olid sellised elukäigud, kus ma pidin olema üksinda. Ja sel perioodil ma nagu hästi palju vaatasin jõuluajal neid muinasjutufilme, kus jõuluajal peab juhtuma või mitte ei pea juhtuma, aga juhtuvad imed. Ja mina tundsin kogu aeg, et ime juhtub ka minu elus jõulude ajal. Ja huvitav ongi see, et iga kord ma ootasin seda jõuluimet ja kui jõulud olid läbi, siis vaatasin, ikka ei ole minu elus sellist imet, mida mina sooviksin. Näete, kui vahva tuli selline paks, roheline ja kollane. Et vaba looming. Nii. Ja siis, kui 2 aastat tagasi, kui ma jälle vaatasin neid filme, siis tuli minu ellu üks imeline elukaaslane, kelleks nüüd on elukaaslane. Ja see oli tõesti selline minu jaoks suur ime, et see tuli just jõuluajal ja nii tore on nagu koos olla ja tundsin, et see oligi see armastus, nagu öelda, mida mina igatsesin, mida mina vaatasin televiisorist ja mõni võib öelda, see on illusioon. Ja, las ta olla illusioon. Kui illusioon, siis illusioon. Aga see, kes inimene mu ellu tuli, kuigi ma olin olnud enne abielus ka ja mul on üks nagu abielu juba seljatatud, siis see inimene, kes tuli, siis ma tunnen, et see on see, keda ma just ootasin. Et läbi muinasjuttude on nagu siis minu ellu tulnud üks imeline inimene. Ja mulle meeldib ise ka muinasjutte kirjutada. Ma olen paar muinasjuttu kirjutanud ja ka sinna maalid juurde teinud. Et selles mõttes on nagu huvitav, et kui mõni teeb raamatu, illustreerib raamatu sisse, siis minul on tehtud nagu maalid ja sinna juurde nagu käib siis see muinasjutt. Vot, et sellised ägedad nagu piparkokid.
nii, kui nüüd tagasi tulla selle, mis täna oma etendusel käisin, terve saal oli koolilapsi täis. Nad olid algklassi lapsed. Ja kui nii võtta, siis kuna ma olen õppinud Viljandi kultuurikoolis näitejuhtimist, siis mina läksingi vaatama just sellepärast ka, et ma vaatan, et kuidas nad seda etendust mängivad. Et mul on endal ka soov teha lastega mingit näidendit. Ja kuna mul see, vaatame kohe, mis ta nimi on, Oskar Seeman ka väga nagu inspireerib ja üldse need näitlejad kõik olid väga toredad, siis ütleks, et etendus oli hea. Et soovitan minna vaatama, sest sisu oli hea, aga töötanud lasteaias siis tean, et lapsed ei pea nii pikalt vastu, sest esimene vaatus oli päris pikk ja oli kuulda, kuidas lapsed hakkasid ära tüdinema, sest seal oli päris pikad laulud vahepeal ja etendus oli nagu pikk. Et alati oleks hea lavastajal natukene teada saada, et kui kauad lapsed vastu peavad ja kui lühike või no ma ei ütle lühikest ei saa teha, aga seal peab olema nii, et lapsed saaks kaasa haarata. Ja seal lõpus isegi lapsed hakkasid rääkima, kui see Oskar Seeman, kuningapoeg, pöördus nagu sinna saali poole ja küsis tegelikult sellelt Esperneni natukeselt midagi, aga lapsed tahtsid juba talle ette öelda, nii et noh, selles mõttes, et lastel on siis põnevam alati, kui neid kaasa haaratakse. Aga nüüd tulla oma sisemise lapse juurde, siis nii oluline on, et sa saad temaga kontakti. Et sisemine laps elab meie sees nagunii. Ja ainult meie väline vananeb. Ja minul lööb see sisemine laps ja lapsemeelsus väga välja ja rõõmsameelsus, et mulle see meeldib ja mulle meeldib, kui inimesed on vabad ja julgevad ennast nagu vabalt tunda ja oleneb muidugi kohast, ega siis igalt pool ka ei saa vabalt ennast tunda, siis ikkagi see lapsemeelsus võiks jääda, sest kunagi ühel juubelil olles ütles üks naisterahvas mulle, et Piia, sina küll ei ole õpetaja, noh siis ma olin lasteaiaõpetaja. Ma küsisin, miks? Et sa oled nii rõõmsameelne. Aga tegelikult, noh jah, võt need põhikooli õpetajad on sellised tõsised ja ranged ja et tegelikult lasteaiaõpetajad ongi, nad ei saakski lastega olla, kui nad ei ole rõõmsameelsed, sest lastel on ju põnev, kui nendega nagu et sa lähed nende tasemele, aga samas ei tohi sa lasta ka neil nagu öelda pähe istuda. Et selles mõttes on nagu väga minule meeldib nagu olla lapsemeelne. Ja eile käisin ma ühes konstellatsioonitoas ja seal oli ka üks töö, kus see sisemine laps ja täiskasvanud nagu ei saanud kokku. Ja noh, töö lõppes muidugi sellega, et nad said kokku ja kõik läks hästi, aga see koostöö, et see täiskasvanud saab ju oma sisemise lapsega olla ühenduses ja teda alati toetada. Ja mõttes saab teda kallistada ja vaadata, kas ta on kurb, kas ta on rõõmus, vaadates enda sisse. Et kui me võtame selleks aega,
siis see täiesti toimib niimoodi, et me vaatame enda sisse. Et julge olla väike laps. Julge oma sisemist last nagu välja tuua ja tunneta siin sees. Kas sinu sees on rahu või on seal midagi muud? Ja kui on midagi muud, ärevus, siis või teiste süüdistamine, mida iganes, siis tea, et mitte keegi ei ole süüdi, vaid sina ise pead vaatama enda sisse, sest väline on ainult meie peegeldus. Ja ma soovin sulle ilusat päeva ja imelist armastust ja jõuluaega, et ka sinu elus toimuksid jõuluajal imed ja muidu ka imed. Ja uskuge imedesse. Ilusat päeva sulle ja mina nüüd siis teen neid piparkooke edasi. Mul on ainult 2 värvi, aga ikkagi nad on ju nii maitsvad. Ilusat päeva teile!